oleme siin nüüd otse selle õige allika juures, kes kohe ütleb meile, mis on see, mida me peame maitsma järgneval aastal. No absoluutselt peate maitsma kõiki Eesti parimaid toiduaineid, et me iga aasta neid valime hindamiskomisjoniga, kuhu kuuluvad siis tõesti oma ala profid ja nagu näete, siis oleme ka Grillfestil juba aastaid väljas. Inimesed tunnevad huvi, saavadki maitsta ja pärast juba tunnevad poes toidu ära. Chef Lunden Grillfestil mitte esimest korda või? Esimest korda. Ja mida on Grillfestil teile pakkuda? Meil on võimalus oma brändi tuntust tõsta, mis on meie jaoks väga oluline. Tegemist on suhteliselt noore brändiga ja me teeme nii ägedaid asju ja oleme nii positiivset tagasisidet saanud, et meie jaoks on see hästi oluline. Te olete esimest aastat Grillfestil. Grillfestil on ju üle 20 aasta kestnud juba. Mis teid julgustas siia tulema? Millest selline otsus? See sõnakombinatsioon hea toit, et hea toit ju ühendab selles mõttes, et me näeme, et see on nagu selline suur köök siin, kus kõik saavad omavahel lobiseda. Siin ei ole peita mitte kuskile ennast, siin sa pead inimesele otsa vaatama ja võtma selle kuulda, mis sulle öeldakse. Jah, täpselt. Inimesed siin Star FM-i telgis ei olegi ainult Pille Minev. Alustab päeva hea tujuga. Noh, Veiko Varest. Võib-olla te ei tea, aga mina tean näiteks. Ja kes on see väike armas televaataja? Kerli Tello maahommikust. No kuidas sina siia nüüd sattusid? Ma arvan, et te tunnete seda häält uudistega BNS-ilt, Postimehelt ja Rahvusringhäälingult. Ühesõnaga, vaadake maahommikut. Aga räägime Grillfestist ka. Miks sa Grillfestil oled? Grillfestil ongi kogu Eesti maa. Kus see veis meie lauale tuleb, ma küsin? Grillfestil. Palun, Villo. Oi, ma tahan ka võtta, sest et lapse jaoks vist ei ole. See tuli meile kõrvad siit. Mis see on? Võtame välja. Sausage. Kas te olete ise Grillfesti sagedased külastajad? Ei ole, esimest korda. No ja kuidas mulje on? Tundub, et väga popp üritus on, väga palju rahvast on. Ja teie? Mina käisin eelmisel aastal ka. Mulle väga meeldib. Natuke tolmune on siin, et ettevaatust on ju, et need jalad ei ole enam roosad pärast, kui siit lahkute, et järgmiseks korraks siis ära võsa teile ka teadmiseks, et valgete jalanõudega Grillfest pigem ei. Need on õnneks ühekordsed jalanõud, neid toodetakse Hiinas, nüüd ma viskan ära pärast seda, kui ma siit päravalt välja lähen. On väga nutikas Grillfesti külastaja riietus, sellepärast, et pluusi saab pealt ära visata, on ju, teine pluus on all ilusti, lühikesed püksid piisavalt pikad, et isegi ka ööklubisse pärast hiljem sisse saada, on ju? Täpselt. Ja ilusti valge toss, noh, mis sa oskad öelda? Ideaalne Grillfesti külastaja riietus. Värska originaal esitleb ja Grillfest koostöös Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liiduga korraldab igal aastal suure show-konkurssi Grillfest Bikini ja Ranna Fitness. Eesmärgiks on propageerida fitnessi igas vanuses harrastajatele ja nii ongi show-konkurssi sõnumiks sööge tervislikult ja liikuge.
sa väljas oled, on ütleme paaris kuskil, noh, et teed joogi välja naisterahvale. Aga kui sa nüüd tahaks naisterahvale jäätist välja teha, siis kuidas sa valid, vaatad mind ja mõtled, millise jäätise siis mina võiks, mille üle ma võiks rõõmustada? No eks ma ikka olen viisakas mees, ma küsin kõigepealt, eks ole, mis sulle maitseb ja see, mis maitseb, selle sa aga saad. Ei pea alati olema alkohol käes, saab ka nii kokku lüüa, vaadake. Mida on uudist? Uudist on see, et eestimaalane ei tunne ära kodumaist lambaliha. Kas see tõesti vastab tõele? Nii ta on. Mis see on? No mis see on? See on lammas. See on lammas? See on lammas, jah. Ja see on lambapihv siin. Mägiveis. Metssiga on tumedam. Et esimese asjana pakuks ikkagi sealiha või veiseliha. Kalkun. Äkki on mingi kobras, äkki on mingi lammas, äkki on mingi... Noh, hakkad nagu mõtte. Ma ei tea. Aga te ütlesite õige ära ju. Kobras või? Ei, on lammas. Lammas. Eesti lammas. Nimest lambad on nii nunnud. Selle kohta ma ütlen, et süüa sa võid, aga jooma sa pead. Nii ja traditsiooniline Grillfesti saate lõik koos Erkiga siit laadaalalt algab nüüd ja kohe. Ütleme, et väga suur laat on see aasta ja ma pole jõudnud kuskil käiagi. Et paar esimest ma olen jõudnud käia, käisin siin Leedu restoranis söömas, rahvustoite pakuvad, väga head kibinas pirukad on. Selja taga mul on, mina nimetan neid söödavateks kuuskedeks ja võt see süsi annab sellise, kes sa slõkki arvastad, et tead, mida süsi annab. Kas on ahjus tehtud, slõkk või süsi peal tehtud? Või elektrigrillil, eks ole. See on nüüd kaks erinevat asja. Siin on ka, et see annab niisuguse nüanssi, maitse nüanssi. No ütleme nii, et päris lahe vaadata. See on nagu viimne reliikia natukene. See on jah, natuke niisugune atraktsiooni moodi ka siin, et tal päev otsa väntades käsi ära. Ma just mõtlen, kaua see käsi jaksab niimoodi siis vändata. Aga see on ju käsitöö, eks ole. Õige. See ongi käsitöö. It's in here in this town. Grillfest when the meat is hot.